tere, operatiivijuhid ja tere tulemast tänasesse süvaanalüüsi. Tervist! Alustuseks lühidalt kohustuslik info. See on artikkel sarjast Nutikas Eesti ettevõte ja Olga Luštšik on ettevõtte Digivise konsultant. Meie tänane missioon on uurida, kuidas automatiseerida seda tõeliselt kurnavat tooteandmete sisestamist. See on tõsine valupunkt. Ja mis veel olulisem, kuidas astuda sellega esimene edukas samm tehisintellekti ehk AI juurutamisel teie ettevõttes. Need alustame kohe. Milline näeb välja keskmise ostujuhi igapäev ilma tehisaruta, kui tootesortiment on lai ja uueneb pidevalt? No see on, ütleme nii, et üsna kaootiline. Tarnijatelt laekub tooteinfo väga erinevates formaadides. Kord on see pikk Wordi dokument, siis hoopis PowerPoint või tuleb info lihtsalt kuskilt tarnija veebilehelt ise välja otsida. Just, ja sealt edasi algab see tüütu manuaalne copy-paste töö. Ja see pole pelgalt kopeerimine. Ostujuht peab majandustarkvara kategooria puu seast õiged lahtrid valima, mõtlema välja sobivad märksõnad ja lõpuks kogu selle teksti mitmesse keelde tõlkima. Sageli kasutatakse selleks vist eraldi ChatGPT-d. Jah, või teisi programme, mis teeb protsessi veelgi hakitumaks. Mis viibki meid allikas toodud üsna ehmatava detailini. Ühe ainuse toote sisestamine võib võtta kuni tunni aega. See on täiesti reaalne kulu. Teie, head operatiivjuhid, teate ise kõige paremini, milline on sellise käsitöö varjatud eriline hind. Mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et töömaht kasvab kiiresti üle pea. Ostujuht sageli lihtsalt loobub mõne toote sisestamisest. Lihtsalt jätab tegemata. Jah, eeldades ekslikult, et seda niikuinii ei osteta. See on aga ettevõttele otsene müügitulu kaotus. Sest sisestamata tooted ei saa e-poes kunagi isegi müügivõimalust. Täpselt nii. Neid pole süsteemis olemaski. Aga räägime siis lahendusest. Kuidas AI siin sekkub? Siin astubki mängu AI-põhine tarkvaramoodul. Masin loeb iseseisvalt nendest samadest PDF-idest või veebilehtedelt tooteinfo. Isegi kui need formaadid on täiesti seinast seina. Absoluutselt. Seejärel määrab ta andmebaasis ehk PIM-is õiged kategooriad, genereerib lühikesed ja pikad kirjeldused. Lisab SEO-märksõnad ja teeb automaatsed tõlked. Just nimelt. Töötaja roll muutub rutiinsest andmesisestajast hoopis sisu kvaliteedi kontrolleriks. Ta vaatab masina töö lihtsalt üle. See on ju tohutu mõõdetav tulu. Allikas toob välja, et automatiseeritakse lausa ühe täiskohaga töötaja jagu käsitööd. Ja uued toodet joovad müügi tunde, mitte enam päevadega. Plus masin kategoriseerib infot inimestest palju järjepidevamalt. Nagu allikas tabavalt märgib, tehisaru ei tee erinevaid valikuid olenevalt sellest, kas on esmaspäeva hommik või reede õhtu. See järjepidevus on kriitilise tähtsusega. Kuid kui meie kuulajad nüüd mõtlevad, kus selle kõigega pihta hakata, mis see esimene samm on? Reegel on lihtne. AI rakendamisega tasub alustada sealt, kus teil on korratav protsess, struktureeritud sisend ja selge väljund. Ehk siis tooteandmete sisestamine. See on ideaalne, kuid allikas soovitab esimese loogilise sammuna koostada digitaliseerimise teekaardi. Mida see täpsemalt tähendab? See on praktiline plaan, mis kaardistab ära, millised protsessid teie ettevõttes kõige rohkem aega neelavad. Nii ei tormade lihtsalt tarkvara ostma, vaid lahendate päriselt põletavaid probleeme. Väga oluline täpsustus. Suur tänu teile, operatiivjuhid, et meid täna kuulasite. Aitäh ka minu poolt. Ja enne kui tagasi oma toimetuste juurde naasete, jätame teile ühe mõtte. Kui tehisintellekt suudab juba täna teie andmesisestuse veatult ja hetkega ära teha, siis millised muud märkamatud rutiinsed haldustegevused teie praeguses tarneahelas ettevõtte tegeliku kasvupotentsiaali vaikselt pidurdavad?